2026. aasta teise kvartali tulemuste hooaeg on täies hoos ning tänases börsiteate ülevaates liigume läbi väga erinevate sektorite ja vaatame, mida värskemad aruanded tegelikult ettevõtete seisust räägivad. Fookuses on tehnoloogiasektori, tehisintellekti ja andmekeskuste buum, autotööstuse elektrifitseerimine ja marginaali surve, telekomi kliendi kasv, energia ja tooraine sektori tugevad rahavood ning tervishoiu ja meedia muutuv konkurentsikeskkond. Vaatame üle kvartalite suurimad tugevused ja nõrkused, juhtkondade edasised prognoosid ning selle, millised arengud võivad kujundada ettevõtete järgmisi kvartale. Teieni toob kvartali aruannete kommentaarid börsiteate. Tesla 2026. aasta teise kvartali pilt on korraga tugev ja ettevaatlik. Ühelt poolt kasvasid tarned rekordilise 480 126 sõidukini, kogu käive ulatus 28,2 miljardi dollarini ning Energy Generation and Storage käive tõusis 3,14 miljardi dollarini. See hoiab ettevõtte kasvuloo elavana ka siis, kui klassikaline autosegment üksi enam kogu lugu ei kanna. Teisalt jäi põhitegevuse kasumlikkus surve alla, autode brutomarginaal ilma regulatiivsete krediitideta oli 16,3% ning vaba rahavoog pöördus 1,09 miljardi dollari suuruseks miinuseks, sest investeeringud tootmisse, akudesse ja AI arendusse kasvasid väga jõudsalt. Kvartali suurimateks positiivseteks arenguteks olid rekordilised tarned, energiaäri jätkuv kasv ning märgatav edenemine FSD, robotaksi ja CyberCave'i projektides. Samal ajal jäid peamisteks nõrkusteks autode madalam brutomarginaal ja negatiivne vaba rahavoog, mis tulenesid rekordilistest investeeringutest AI andmekeskustesse, tootmisvõimsuse laiendamisse, akutehnoloogiasse ja uute toodete arendusse. Juhtkond andis selge signaali, et ettevõte on valmis lühiajaliselt leppima tagasihoidlikuma kasumlikkusega, et kiirendada järgmise kasvufaasi ülesehitamist. Tesla strateegia ulatub seejuures oluliselt kaugemale elektriautode tootmistest, ettevõte arendab üheaegselt autonoomset transpordivõrku, energiasalvestust, tehisintellekti arvutusvõimekust, humanoidrobotit, Optimus ning laadimistaristut, sidudes need üheks terviklikuks ökosüsteemiks. Selline lähenemine tähendab, et erinevad ärisuunad peaksid tulevikus üksteist toetama. Sõidukid koguvad andmeid FSD arendamiseks, robotaksi loob uue teenuse äri, energialahendused suurendavad elektrivõrgu rolli ning AI ja robootika avavad täiesti uued turud. Juhtkond rõhutab järjest enam just seda pikaajalist visiooni, mitte üksnes kvartali tulemusi. Tesla tulemused võeti turul vastu ettevaatlikult, aktsia langes pärast arvanet ligikaudu 14–15%, sest investorid keskendusid eeskätt kasumile 1,09 miljardi dollari suurusele negatiivsele vabale rahavoole ja väga kõrgetele kapitalikuludele, mis varjutasid rekordilised tarned ja käibekasvu. Yahoo Finance'i järgi kaupleb Tesla praegu $308,13 juures. Molina Healthcare'i teise kvartali tulemus oli pigem nõrgem kui aasta tagasi. Premium revenue langes 10,24 miljardi dollarini, kogu liikmeskond vähenes 4,926 miljonini ning medical loss ratio tõusis 92,2%-ni, mis surus puhastulu 60 miljoni dollarini ehk $1,19 aktsia kohta. Samal ajal püsis tegevuse rahaline põhi siiski korras, sest 6 kuu operating cash flow oli $788 miljonit positiivne ja bilansis oli $9,2 miljardit cashi ning investeeringuid. Kvartali sees oli pilt segmentide lõikes ebaühtlane, Medicaid kandis jätkuvalt suurimat mahtu, kuid liikmeskonna ja marginaali surve hoidis tulemusi tagasi. Medicare liikus marginaali parandamise suunas ning marketplace'i maht kahanes strateegilise portfelli ümberkujundamise tõttu. Juhtkonna sõnum oli selge, et 2026. aasta fookus on kasumlikkuse taastamisel ja liikmeskonna teadlikul vähendamisel. Medicaidi ootus on aasta lõpus umbes 4,5 miljonit liiget, Medicare'i umbes 230 000 ja marketplace'i umbes 250 000 liiget, samal ajal kui MAPD tootegrupist väljutakse 2027. aastal. Aktsia reageeris kvartali tulemustele negatiivselt ning langes pärast aruande avaldamist ligi 10%, sest investorid keskendusid eelkõige oodatust nõrgemale kasumile, kõrgele medical loss ratio'le ja jätkuvale liikmeskonna vähenemisele. Kuigi ettevõte kinnitas aasta prognoosi ning rõhutas pikaajalist kasumlikkuse parandamist, jäi turg ettevaatlikuks, kuna taastumine sõltub sellest, kui kiiresti suudetakse meditsiinikulud kontrolli alla saada ja marginaalid taastada.
Nextera Energy jätkas teises kvartalis stabiilset kasvu, näidates, miks ettevõtet peetakse üheks kvaliteetsemaks elektri- ja energiaettevõtteks Põhja-Ameerikas. Korrigeeritud kasum aktsia kohta kasvas aastaga 9,5% $1,15, samal ajal kui korrigeeritud puhaskasum ulatus $2,41 miljardi. Kasvu vedasid eelkõige Florida Power and Lighti jätkuvad investeeringud elektrivõrku ning Nextera Energy Resource'i taastuvenergia ja energiasalvestuse äri, mis lisas kvartaliga arendusportfelli veel 3,6 gigavatti uusi projekte. Kvartali üheks suurimaks tugevuseks oli jätkuvalt erakordselt tugev investeerimistoru. Florida elektrivõrk kasvas regulatiivset varabaasi ligi 9,3%, teenindades kiiret kasvavat klientide arvu, samal ajal kui taastuvenergia divisjoni arendusportfell suurenes umbes 35 gigavatini. Lisaks liigub ettevõte edasi Dominion Energy omandamisega, mis looks ühe USA suurima reguleeritud energiaettevõtte ning annaks täiendavat kasvuvõimalusi elektrivõrkude, taastuvenergia ja andmekeskuste elektrivarustuse valdkonnas. Suurimaks riskiks jäävad väga kõrged kapitaliinvesteeringud ning nende edukas elluviimine, sest ettevõtte pikaajaline kasv sõltub sellest, kui kiiresti suudetakse need projektid kasumlikult töösse rakendada. Juhtkond säilitas optimistliku väljavaate, kinnitades 2026. aasta korrigeeritud earnings per share'i prognoosi vahemikus $3,92 kuni $4,02 ning jätkates eesmärgiga kasvatada korrigeeritud kasumit vähemalt 8% aastas kuni 2035. Turg võttis tulemused üldiselt positiivselt vastu, sest ettevõte täitis ootused ning kinnitas pikaajalise kasvuloo. Investorite tähelepanu on aga järjest enam suunatud sellele, kuidas edeneb Dominion Energy ülevõtmine ning kas kiiresti kasvav elektrinõudlus, eriti tehisintellekti andmekeskuste tõttu, suudab õigustada ettevõtte ulatuslikke investeeringuid ja kõrget väärtustamist. Freeporti 2026. aasta teine kvartal kinnitas, et ettevõte suudab kõrgete vasehindade keskkonnas kasvatada kasumlikkust isegi ajal, mil üks selle olulisema kaevandusi ei tööta veel täisvõimsuse. Vase tootmismaht ulatus 786 miljoni naelani ja müük 710 miljoni naelani. Samal ajal kui vase keskmine müügihind tõusis $6,17 naela kohta. Kulla tootmine oli 192 000 untsi ning vase ühiku tootmiskulu jäi $1,97 naela kohta, mis oli parem kui ettevõtte varasem prognoos ja peegeldas tugevat kulukontrolli. Kvartali üheks olulisemaks teemaks oli Grasbergi maa-aluse kaevanduse järkjärguline taastumine pärast 2025. aasta mudalaviini. Juhtkonna sõnul kulgeb tootmise taastamine plaanipäraselt ning kaevandus peaks jõudma ligikaudu 65% tootmisvõimsuseni juba aasta teisel poolel, enne kui 2027. aasta lõpuks taastub peaaegu täielik võimsus. Samal ajal liiguvad edasi ka ettevõtte pikaajalised kasvuprojektid Arizonases, Tšiilis ja Indoneesias, mille eesmärk on suurendada vase tootmist märkimisväärselt järgmise kümnendi jooksul. Rahavoog jäi tugevaks ka väga kõrgete investeeringute juures, tegevusrahavoog ulatus kvartalis ligikaudu $2 miljardi ning pärast $1,1 miljardi suurused kapitaliinvesteeringud jäi ettevõttele ligikaudu $0,9 miljardit vaba rahavoogu. Tugev bilanss võimaldas samaaegselt jätkata nii aktsiate tagasiostu kui ka investeeringuid uutesse kasvuprojektidesse, hoides netovõlu endiselt tagasihoidlikul tasemel. Juhtkond säilitas kogu aasta prognoosi, oodates 2026. aastal 3,1 miljardit naela vase, 650 000 untsi kulla ja 93 miljoni naela molübdeeni müüki ning keskmiseks vase ühiku kuluks umbes $1,9 naela kohta. Ettevõtte väljavaadet toetab jätkuvalt elektrifitseerimise, tehisintellekti andmekeskuste elektrivõrkude investeeringute kasv, mis suurendab nõudlust vase järele. Suurim risk jääb siiski Grasbergi taastumise edukas lõpule viimine, sest just selle kaevanduse täisvõimsusele jõudmine määrab suuresti Freeporti tootmismahud ja kasumlikkuse järgmistel aastatel. Alphabeti teise kvartali pilt oli selgelt tugevam kui lihtsalt hea kvartal. See oli kvartal, kus reklaam, pilv ja AI kasvasid korraga. Google Search and Other reklaamitulud tõusid $63,3 miljardi ehk 17%, YouTube'i reklaamitulu kasvas $11,1 miljardi ehk 13% ning kogu Google'i service'i äri kerkis $94,5 miljardi. Kogu grupi käive kasvas 24%, $119,8 miljardi ja tegevuse marginaal laienes 34%, mis näitab, et kasv ei tulnud kasumlikkuse arvel. Kõige teravam kiirendus tuli Google Cloudis, pilveäri käive kasvas umbes
22%, 24,8 miljardit dollarini ning ärikasum jõudis 8,8 miljardi dollarini, mis tähendab väga tugevat kasumlikkust ka siis, kui selle investeeringud infrastruktuuri püsivad suured. Selle taga oli eelkõige Enterprise AI Solutions ja AI Infrastructure nõudlus, mida juhtkond nimetas kvartali üheks olulisemaks kasvumootoriks. See teeb pilvest Alphabeti jaoks ühe olulisema kasumiallika, mitte ainult kasvuloo. AI pool oli kvartalis sama palju toode kui strateegia. Gemini kasutajaskond ulatus 950 miljoni kuu taseme aktiivse kasutajani, mudelid töötlesid umbes 22 miljardit tokenit minutis ning Google rõhutas, et AI funktsioonid toetavad ka otsingumahtu ja kogu ökosüsteemi kasutust. Samal ajal püsis pilkkapitali mahukas CAPEX tõusis 44,9 miljardi dollarini ja vaba rahavoog langes kvartalis miinusesse, sest AI infrastruktuuri serverite ja globaalse arvutusvõimsuse ehitamine neelab endiselt väga palju kapitali. Turu jaoks oli see siiski pigem tugev kasvu kvartal kui ettevaatlik üleminekufaas. Inteli 2026. aasta teine kvartal oli üks viimaste aastate tugevamaid operatiivseid kvartaleid ning andis esimesed selgemad märgid, et ettevõtte ümberkujundamine hakkab finantstulemustes väljendama. Käive kasvas 16,1 miljardi dollarini ja brutomarginaal paranes 41,8%, kusjuures mõlemad näitajad ületasid juhtkonna varasema prognoosi. Client Computing Grupi käive ulatus 8,9 miljardi dollarini, mis näitab personaalarvutite turu stabiliseerumist ja AI arvutite kasvavat nõudlust. Samal ajal kui data center ja AI segment kasvas 6,3 miljardi dollarini, peegeldades tugevat nõudlust serveri protsessorite ja AI taristu järele. Suurimaks positiivseks arenguks kujunes just andmekeskuste äri taastumine, sest AI laine hakkab Inteli jaoks üha enam reaalseks käibeks ja kasumiks muutuma. Samuti rõhutas juhtkond 18A tootmisprotsessi edukat käivitamist, paremad tootlusnäitajad ning kiiremat tootmistsüklit, mis on kriitilise tähtsusega ettevõtte tehnoloogilise konkurentsivõime taastamisel. Teisalt jäi Inteli Foundry jätkuvalt suurimaks nõrkuseks. Segment teenis küll 5,8 miljardi dollari suuruse käive, kuid lõpetas kvartali 2,1 miljardi dollari suuruse ärikahjumiga. See näitab, et kuigi tootmisvõimsus ja tehnoloogia arenevad plaanipäraselt, ei ole Foundry äri veel jõudnud mahuni, mis suudaks suuri investeeringuid kasumlikult ära katta. Juhtkonna väljavaade jäi mõõdukalt optimistlikuks. Kolmandaks kvartaliks prognoositakse 15,8 kuni 16,8 miljardi dollari suuruskäivet, ligikaudu 42% brutomarginaali ja $0,38 suurust earnings per share'i. See viitab sellele, et Intel ootab operatiivse paranemise jätkumist, kuid ettevõtte tegelik edu sõltub eelkõige sellest, kas AI põhine nõudlus suudab püsida tugev ning kas Foundry kahjum hakkab järgmistel kvartalitel järk-järgult vähenema. Praegu näitab Intel selgelt paremat operatiivset vormi, kuid ümberkujundamine ei ole veel lõppenud ning tootmisäri kasumlikkus jääb investorite jaoks peamiseks küsimuseks. Pärast tugevaid kvartali tulemusi reageeris turg Inteli aktsiale ikkagi järsult, sest fookus ei läinud mitte käibe ja marginaali parandusele, vaid küsimusele, kui kiiresti suudab Foundry päriselt skaleeruda ja kas AI-ga seotud kulutused toodavad piisavalt kindla tasuvuse. Selle taustal langes Inteli 23. juuli sulgemiselt $100,23 $, 24. juulil $92,32 ehk ligikaudu 7,9% ning Reutersi laadsed turuülevaated ja Yahoo Finance'i uudis märkisid, et aktsia kukkus pärast raporteerimist peaaegu 8%. Honeywell Technologies 2026. aasta teine kvartal oli selge samm edasi ning näitas, et pärast Aerospace'i eraldumist hakkab ettevõtte kujunema puhtamaks automatiseerimisplatvormiks. Orgaaniline müük kasvas 4%, käive oli 5,2 miljardit dollarit, segmenti marginaal 19% ja kohandatud earnings per share $1,95, mis oli 10% parem kui aasta varem. Samal ajal ulatus vaba rahavoog 456 miljoni dollarini ning tellimused kasvasid 16%, hoides tellimusportfelli umbes 20 miljardi dollari juures. Juhtkond rõhutas ka, et kvartali tulemused kinnitavad lihtsama portfelli tugevama kasvu ja pikema vaatega väärtuse loomise suunda. Kvartali suurimad positiivsed arengud tulid Building Automationi ja Industrial Automationi poolelt. Building Automationi müük kasvas orgaaniliselt 9% ja segmendi marginaal tõusis 27,1%-ni.
mida toetasid tuleohutuse äri ning andmekeskuste ja hospitality nõudlus. Industrial automation kasvas orgaaniliselt 4% ja marginaal paranes 17,2% tänu hinnastamisele ja tootlikkuse kasvule. Nõrgemaks kohaks jäi process automation and technology, kus orgaaniline müük langes 1% ja marginaal taandus 22,1%-ni, sest Catalysti madalamad mahud ja ebasoodne tootevalik surusid tulemused alla. Kuigi LNG ja projektitöö tellimused püsisid tugevad. Lisana lõpetas ettevõtte Johnson Matthey Catalyst Technologies omandamise 17. juulil, mis tugevdab positsiooni rafineerimise, petrokeemia ja tulevikukütuste suunal. Juhtkonna väljavaade jäi mõõdukalt optimistlikuks, kogu aasta müügiootus on nüüd 19,8 kuni 20 miljardit dollarit, orgaaniline kasv 3–4%, segmendi marginaal 20,1 kuni 20,5% ja kohandatud earnings per share 8,05 kuni 8,35 dollarit, samal ajal kui vaba rahavoo ootuseks jäi ligikaudu 2 miljardit dollarit. See viitab sellele, et Honeywell näeb teise poolaasta tugevust eeskätt automatiseerimise, projektide ja kuludistsipliini kombineerimises. Portfell on puhtam, tellimuse raamat tugevam ning kasv ja marginaalide paranemine on nüüd palju paremini nähtavad kui kvartal tagasi. Total Energy teine kvartal oli tugev eeskätt seetõttu, et ettevõte suutis kõrgete toorme hindade keskkonnas hoida mudeli töökindlana. Nafta ja gaasi tootmine ulatus 2,395 miljoni barrelini nafta ekvivalenti päevas ning kuigi see oli aasta võrdluses 4% madalam, oli ilma Lähis-Ida konfliktist tulenenud katkestusteta tootmine üle 4% kõrgem. Selle taga olid uute projektide käivitused ja tootmine ramp-up, sealhulgas US Polymor ning Brasiilia, Angola ja Liibüa arendused. Samal ajal tõi kõrgem keskmine likviidide müügihind E&P ärile tugeva kasumi kasvu ning see kandus otse rahavoogu. LNG poolel jäi pilt mõnevõrra ebatasasemaks. Segmendi kohandatud ärikasum oli 807 miljonit dollarit, mis langes kvartaliga 39%, sest gaasikaubandus jäi Euroopa nõrgas hinnakeskkonnas alla ootuste ning Kataris mõjutas tootmiskatkestus. Samas jätkus portfelli laiendamine, sest LNG projekt Mehhiko Vaikse ookeani rannikul alustas tööd juuli alguses ning ettevõte sõlmis uusi pikaajalisi LNG lepinguid Jaapani ja Hiina klientidega. Kui integreeritud energiaäri liikus õiges suunas, netoelektri tootmine kasvas 14,8 teravatt-tunnini ehk 28% aastaga, taastuv elektritoodang kasvas ligi 15% ja taastuv energia kogu inventuur ulatus 37,4 gigavattini, peaaegu 8 gigavatti rohkem kui aasta tagasi. Selle kõrval teenis Integrated Power 533 miljonit dollarit kohandatud ärikasumit ja 721 miljonit dollarit CFFOED-d. Rahavoog jäi väga tugevaks, kontserni CFFO oli 9,8 miljardit dollarit ning pärast orgaanilisi investeeringuid ja vabaks rahavooks 5,1 miljardit dollarit. Kui vaadata laiemat netorahavoogu, siis see ulatus 10,5 miljardi dollarini. Juhtkond kasutas seda jõudu bilansi tugevdamiseks ja aktsionäride tasustamiseks. Gearing langes 13,1%-ni, teise kvartali dividend tõsteti 0,9 euroni aktsia kohta ehk 5,9% võrra ning kolmandaks kvartaliks lubati kuni 1,5 miljardi dollari ulatuses tagasioste. Kokku jäi kvartali toon väga selgeks, Total Energies kasvas samaaegselt upstreami kasumit, tugevdades LNG positsiooni, laiendades taastuvenergia jalajälge ja jätkas distsiplineeritud kapitali tagastamist, mis muudab tulemuse professionaalselt tasakaalustatuks, mitte ainult toorme hinnatõusu peegliks. Newmonti teine kvartal oli tugeva rahavoo ja kõrge kullahinna kvartal, kuid tulemus ei olnud ühemõtteliselt sirgjooneline. Ettevõte tootis 1,293 miljonit untsi kulda, mis jäi eelmise kvartaliga võrreldes veidi madalamaks, peamiselt Kadia katkestuse ning Ahavo Southi, Penasquito ja Yanahoha madalama kaevandusastme tõttu. Samas aitasid Lihiri ja Boddingtoni parem tootlus ning Pueblo Viejo osalus panus hoida portfelli tervikuna tugeval tasemel. Keskmine realiseeritud kulla hind oli $4,414 untsi kohta, mis küll langes eelmise kvartaliga võrreldes, aga jäi endiselt väga kõrgele tasemele. Kasumlikkuse pool jäi kvartalis samuti tugevaks, kuigi kulud liikusid üles, gold by product tõusis $1,621 untsi kohta, sest Kadi ja tulenenud lisakulud, kõrgemad sustaining kulud ja Ghana royalty surve mõjutasid ühiku kulu. Siiski jäi ettevõtte oma täisaasta
kuluvaatesse ja juhtkonna toon oli, et esimene poolaasta kulud püsivad ootuspäraselt juhtimise all. Kohandatud puhaskasum oli $2,10 aktsia kohta ning kohandatud EBITDA $3,8 miljardit, mis näitab, et kõrgem kuluhind kompenseeris operatiivset tagasilööki üsna hästi. Kvartali kõige tugevam kvaliteedisignaal oli vaba rahavoog. Newmont teenis rekordiliselt $2,2 miljardit vaba rahavoogu ja $2,9 miljardit tegevusrahavoogu, hoides samal ajal bilansi väga tugeva $9 miljardit suuruse sularaha ja $3,4 miljardi suuruse netoraha positsiooniga. See võimaldas ettevõttel tagastada aktsionäridele $1,9 miljardit dividende ja tagasiostuna ning jätkata $1,7 miljardi suurust tagasiostuprogrammi. Järgmise poole aasta pilt on samuti selgelt paigas. Kogu 2026. aasta guidance'is on 5,26 miljonit untsi tootmist, $1,055 ja $1,680 ning juhtkond ootab, et tootmine kallutuks rohkem aasta teise poolde, samal ajal kui Red Chris Bloki Cave'i regulatiivsed load ja Kadia taastumine annavad järgmistele kvartalitele lisatoa. Comcasti teise kvartali pilt oli kahepoolne. Kodune lairibi äri jäi surve alla, sest domestic broadband revenue langes madalamate hindade ja klientide arvu kahanemise tõttu, kuid netokaotused paranesid aastaga 34 000 võrra ning uus turule toomine strateegia hakkas selgemalt tulemusi andma. Samal ajal kasvas Business Service Connectivity 3,7% ning selle EBITDA tõusis 5% $1,5 miljardi, mis aitas nõrgemat kodussegmendi tulemust osaliselt tasakaalustada. Kõige tugevam arendus tuli Peacockist, mis teenis kvartalis $1,9 miljardit käivet ja $189 miljonit EBITA'd ning jõudis esimest korda kvartali kasumisse. Tasulisi tellijaid lisandus netona 2 miljonit ja neid oli kokku 48 miljonit. Theme Parks kasvas käibelt 27%-lt $2,413 miljardit, kuid EBITDA langes 5,1%-ni $609 miljonile, sest Orlandos lisas Epic Universe küll müüki, ent kõrgemad tegevuskulud surusid kasumlikkust. Kontserni tasandil oli teise kvartali korrigeeritud EBITDA $8,9 miljardit, korrigeeritud earnings per share $1,04 ja vaba rahavoog $4,6 miljardit. Võrreldes eelmise aastaga langesid earnings per share ja korrigeeritud earnings per share järsult, sest mullune tulemus sisaldas Hulu osaluste müügist saadud ühekordset kasu. Pro forma vaates, mis arvestab Versanti eraldumist ja Sky Saksamaa müüki, kasvas käive siiski 4,7% ning ettevõte teatas ka kavatsusest jaguneda 8 eraldi börsi ettevõtteks NBCU, Universali ja Sky kaudu. T-Mobile US'i teine kvartal oli tugev eelkõige selle poolest, et kliendi kasv kandus otse finantstulemustesse. Postpaid net account addition ulatus 277 000-ni, postpaid ARPA tõusis $152,91-ni, teenustulu kasvas 9% $19 miljardi ja postpaid teenustulu 13% $15,9 miljardi. Core adjusted EBITDA suurenes 12% $9,5 miljardi ning adjusted free cash flow 4% $4,8 miljardi. Kvartali pilt ei olnud siiski ainult sirgjooneliselt tugev, koduse lairiba kliendibaas kahanes edasi ja residential customer relationships langes 230 000 võrra, 47,7 miljonini, kuid juhtkond rõhutas, et uus turule toomise strateegia kogub hoogu. Wireless Lines lisandus rekordiliselt 448 000 ning Wireless NPS jõudis 46-ni, mis on seni kõrgem tulemus 3 suure operaatori seas. Lisaks tunnustati T-Mobile'i parima mobiilvõrguna ja P3 benchmarki kõigi 13 kategooria võitjana, sealhulgas AI Services Championina. Juhtkond tõstis ka kogu aasta rahavoo ootust, postpaid net account additions peaksid jääma 950 000 ja 1,05 miljoni vahele. Core adjusted EBITDA 37,1 kuni 37,5 miljardi dollari kanti ning adjusted free cash flow 18,4 kuni 18,8 miljardi dollarini. Samal ajal kui tegevuse rahavoo ja kapitalikulude sihid nihkusid vastavalt 28,4 kuni 28,8 miljardi ja umbes 10 miljardi dollari juurde, kapitali tagastamine jäi samuti väga tugevaks, sest kvartalis maksti aktsionärile tagasi $3,3 miljardit ning samal ajal liigutakse edasi ka Fiberi ja Spectri
spektri laiendamisega läbi AI3 Broadbandi, GoNet Speedi ja Greenlight ühisettevõtete ning AT&T ja Verizoniga kavandatava spektri partnerluse. Volkswageni teise kvartali pilt oli pigem tasakaalust väljas, kuid ühemõtteliselt tugev. Tarned vähenesid 6,3% ja jõudsid 4,13 miljoni sõidukini. Neist täiselektrilisi sõidukeid anti üle 438 000 ehk 5,8% vähem kui aasta varem. Kuigi BEV-de osakaal püsis 10,6% juures, müügitulu jäi sisuliselt eelmise aasta tasemele 158,1 miljardi euroni, kuid operatsioonikasum langes 5,9 miljardi euroni ning automotiivdivisiooni marginaal jäi 38% peale ehk 4,3% peale enne eritegureid. Tulemust surusid alla ligikaudu 0,9 miljardi dollari euro suurused negatiivsed eritegurid, sealhulgas USA ID4 tootmise lõpetamine, restruktureerimine ja Automated Driving Alliance'i lõpp, samas paranes autotegevuse netorahavoog 3,2 miljardi euroni ning netolikviidsus püsis 32,7 miljardi euro juures. Positiivsem pool tuli tellimusraamatust ja mudeli valikust. Euroopas kasvas tellimuste maht aasta alguses 12% ning tellimuste vastuvõtt 4%. BEV-de tellimusraamat paisus 57% ja moodustas nüüd 31% Euroopa tellimusraamatust, mille taga oli muu hulgas Electric Urban Car Family edukas käivitumine. See ei kompenseerinud täielikult Hiina ja Põhja-Ameerika nõrkus, kuid näitas, et uued mudelid ja elektriline toote uuendus annavad Volkswagenile vähemalt Euroopas uuesti hoogu. Juhtkonna 2026. aasta väljavaade jäi ettevaatlikuks, tarned peaksid langema 7% kuni 3%, müügitulu liikuma vahemikus -3% kuni 0%, operatiivne marginaal jääma 4% kuni 5,5% vahele, automotive net cash flow 3 kuni 6 miljardi euro kanti ja netolikviidsus 32 kuni 34 miljardi euro vahele. Selle taga on eeldus, et tariifisurve, geopoliitiline ebakindlus, tugev konkurents ja Hiina turu nõrkus püsivad veel mõnda aega, nii et Volkswageni lugu on praegu rohkem distsiplineeritud taastumine kui kiire pöördepunkt. Nvidia teine kvartal näitas, et tehisintellekti infrastruktuuri investeerimislaine pole veel hoogu kaotanud. Kontserni käive kasvas aastaga 85% 81,6 miljardi dollarini ning kasvu keskmes oli taas andmekeskuste äri. Hyperscaleri klientidelt teenitud andmekeskuste käive kasvas 17,6 miljardilt 37,9 miljardi dollarini ning AI pilvede tööstuse ja ettevõtte segment 21,5 miljardilt 37,4 miljardi dollarini. Blackwell on nüüd kasutusel kõigi suuremate Hyperscaleri ettevõtete pilveteenuspakkujate ja juhtivate AI mudelite arendajate juures, mis näitab, et nõudlus pole enam koondunud ainult mõne suurima tehnoloogiaettevõtte ümber. Kasvu juures on eriti oluline kasumlikkus, brutomarginaal tõusis 74,9%-ni ja korrigeeritud brutomarginaal 75%-ni. Kuigi aasta võrdlust parandab oluliselt eelmise aasta 4,5 miljardi dollari suurune H20 varude mahakandmine, Blackwelli nõudlus püsis juhtkonna sõnul tugev ning ettevõte valmistub juba järgmiseks tehnoloogiliseks hüppeks. Vera Rubini platvorm peaks jõudma turule aasta teises pooles alates kolmandast kvartalist. Nvidia näeb järgmise kasvufaasina üha enam AI agentide ja tugevdamise õppe kasutusele võttu, mis suurendab vajadust nii GPU-de ja CPU-de kui ka terviklike AI andmekeskuste järele. Juhtkonna väljavaade annab üsna konkreetse signaali, et kasv peaks lähiajal jätkuma. Teise kvartali käibeks prognoositakse 91 miljardit dollarit pluss-miinus 2% ning korrigeeritud brutomarginaaliks umbes 75%. Tähelepanuväärne on, et prognoos ei arvesta üldse Hiina saadava datacentri compute'i käibega, mistõttu jäävad ekspordipiirangud oluliselt riskiks, kuid samal ajal näitab 91 miljardi dollari prognoos, kui tugev on nõudlus mujal maailmas. Rahaline võimekus on samuti erakordne, vaba rahavoog ulatus kvartalis 48,6 miljardi dollarini ning aktsionärile tagastati ligikaudu 20 miljardit dollarit. Samal ajal kui ettevõte jätkab suuri strateegilisi investeeringuid, Nvidia järgmine proovikivi pole seega enam ainult Blackwelli müümine, vaid selle kasvutempo säilitamine ajal, mil Vera Rubin hakkab järgmiselt tootetsüklit käivitama. Video on koostatud üksnes informatiivselt.
informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil ning selle esitatud teave, hinnangud ja kommentaarid ei kujuta endast finantsnõustamist, investeerimissoovitust ega üleskutset väärtpaberite ostmiseks või müümiseks. Esitatud andmed põhinevad avalikult kättesaadaval informatsioonil, mille täielikkust ja täpsust ei ole võimalik igal ajal hetkel garanteerida. Investeerimisega kaasneb kapitali kaotamise risk ning varasem tootlus ei taga tulevasi tulemusi. Iga investeerimisotsust tuleb teha iseseisvalt, lähtudes enda eesmärkidest, riski taluvusest ja finantsolukorrast ning vajadusel konsulteerides vastava kvalifikatsiooniga spetsialistiga.